Tervist! Seekord tuleme tagasi Eestisse ja ma räägin teile 24. veebruarist 1987. aastal. Alustuseks aga ütlen teile nii palju, et 19. 21. veebruarini oli Mihhail Gorbatšov Eestis visiidil. Nüüd aga asja juurde. Nimelt ratsutas Tallinna südames mustal hobusel sihikindlalt mees, kes lehvitas uhkelt paremal küljel valge varre otsas sinimustvalget lippu. Ratsanik kappas rahulikus tempos Apteegi tänavast Raekoja platsile, Harju tänava kaudu Võidu ehk praegusele Vabaduse väljakule ning edasi Suvorovi ehk praegusele Karli puiesteele, kust tõusis Toompeale. Ta tegi Toompea lossi ees mõne ringi ja kuna sel hetkel oli värav avatud, sooritas paar tiiru koguni lossi sisehoovis. Seejärel andis ratsanik aga Nevski katedraali juures hobuse ära, keres lipu kokku ja jalutas sellega Võidu väljakule Jeesus taksosse. Ratsaretk kestis umbes pool tundi. Esimesest ehmatusest tõbunud pealtnägijad tervitasid uhket ratsameest aplausiga. Soome turistid klõpsutasid ridamisi pilte, pidades sellist ratsameest kesklinnas ilmselt oluliseks ja teadmata midagi lehvivat värvide tähendusest. Ilmselt arvati, et kusagil on käimas filmivõtted. Ratsameheks osutus muusik Endel Jõgi, kes on tuntud ka Gunnar Grapsi grupi ja ansambli Pro 583 kitarristina. Ilmselt otsustasid Eesti NSV võimumehed endi jaoks halvimat kartes omapärase vahejuhtumi maha vaikida. Kui palju ja millisel tasemel arutati aseteidnud Eesti Kommunistliku Partei tippjuhtkonnas, Eesti Kommunistliku Partei Tallinna linnakomitees või kohalikus KGB-s on paraku teadmata. Igal juhul pääses Endel Jõgi 24. veebruaril 1987. aastal kui ka pärast seda kinnipidamisest. Panin video alla kirjeldusse ka lingi seriaali NSV osast, kus on sellest päevast juttu. Taaskord ütlen, et kui tahate, et teen millegist video, siis palun öelge mulle. Nägin eelmise video all juba mõnda kommentaari. Tänan nende eest. Kohtume peagi, nägemist!